No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 353. Teie ees laua taga Kris Silves, tere! Tere! Markus Jürgenson, tere! Tere! Ja mina, Raul Õessar. Ette terveks kõik siia tulles? Miks ei oleks pidanud? Minul oli päris mitu napikat täna hommikul, liikudes erinevates kohtades ringi ütleme, siis olukorras, kus ma panen jala enda meelest kindlale pinnasele ja järsku see läheb sealt alt ära. Pinnas ei lähe alt ära, aga jalg läheb alt ära, ütleme niimoodi. Tuli üllatusena sulle või? Eile ju MHI teatas, et mõnes kohas tuli tänavad ja teed muutuvad väga libedaks. Ma olin üldiselt libedaks valmis, ma kõndisin üsna palju, aga ühe korra autost välja astudes oli küll niimoodi, et ma nagu hea, et mul üks käsi oli veel auto küljes kinni, ja vedas, et niimoodi auto selle sama uksega ei oleks nagu järgmisel autol niimoodi kõmm pihta pannud. See oli, läks suhteliselt napilt selles suhtes isegi. Mul oli täna, ma ei tea siis kuidas võtta, kas hilistel õhtutundidel või varajastel hommikutundidel paar sõitu, siis oli ikkagi Tallinna liiklus oli päris lumine. Ma sõitsin selle jäävihma ajal eile õhtul korra. See oli ka päris mõnus korra nagu kontrollitult mõnes kohas küll kätte saada isegi. Aga kõikidele suusasõpradele vist või öelda, et selle hooaja kõige lumisem õhtupoolik on nüüd möödas ja ootame aastat 2026. Ma nägin eile päeval rullusuusatajaid isegi selle sükse kerge kirmega panid kergliiklusteede peal väga vapralt. Ma ise ei ole julgenud sellise ilmaga minna peale. Ei olegi vaja neid suusatajaid ja asju sinna, et võib jooksmas käia ja ei ole vaja seal sina oma suusatamiseks. Markus, mul on päris huvitav hetk oli mul eelmine nädal. Kuulasin ühte podcasti ja selle alguses Mängumeeste podcasti. See võis niimoodi olla. Ja seal ikkagi teavitati sellest, et sina oled toonud neile kingitusi ja ma hakkasin seda mõtlema, et mul on juba ammu vastulause, ma teadsin, nii kui meie turundusosakond selle lükke tegi, ja siis ma teadsin, et mis sealt tuleb sinu poolt. Ja ütleme, sa tead, mida ma öelda tahan, nii et sa võid oma vastusega alustada. Ei, ma kõigepealt uurime, kas Kris on kursis nagu? Ei ole. Tänapäeval on neid podcaste nii palju, kuigi ma kunagi kuulasin küll mängumehi iganädalaselt, aga ma ei tea, kuidagi lihtsalt ei jõua või ei taha seda aega leida, et juba jalka podcast, ma olen siin varem ka rääkinud, et neid on juba 5+, et kui need üritad ära kuulata, siis ma ei tea, mingiks hetkeks on see limiit kuidagi täis ja ei taha selle info üleküllusega ka tegeleda. Lisaks veel televiisorist tuleb nii palju sporti, kas või nüüd uuesti on alanud see laskesuusatamine, seda tahaks jälgida ja siis kui hakkad veel mingid teiste spordialade podcaste peale jalgpalli veel kuulama, siis ma ei tea, vahepeal on küll siuke tunne, et kuidagi paljuks läheb. Eks see ole nagu siukse elu korraldamise küsimus. Mul ei ole ühtegi sellist hetke elus, kus ma istuks maha ja mõtleks, et nüüd ma kuulan mingit podcast. Ma alati, ma ei tea, autoga sõites, kuskil liikudes, trenni tehes, õhtul, ma ei tea, last magama pannes näiteks ja kõik need sellised liikumised asjad ma ikkagi toimetan niimoodi, et mul mingi podcast mängib ja ei mängi mitte 1,0 kiirusega, vaid mängib ikkagi olenevalt saatest vahel isegi 2,0 kiirusega, et need asjad nagu jõuda ära kuulata. Ma just üks päev vaatasin, ma ei mäleta, mis see summa oli, mingi 50 päeva podcasti kuulanud see aasta vist umbes nagu 50 päeva siis nagu saadete pikkuse summas. No ma jalka podcasta ikkagi üritan kuulata nii palju kui võimalik, nii palju kui neid Eestis tehakse, mida neid on ikka päris palju. Aga neid ma üritan ikkagi kuulata. Aga järge mööda käime läbi kõik podcastid, eks siin iga aasta keegi saab midagi. Et siin on ju, ma tean, et Jaan Martinson on suur sõber aga nemad said kindla eesmärgiga, nad seal mingist kihisevast räägivad, mingi kono kihisevast, siis ma panin õiget kihisevad, korraliku kihiseva. Aga kuna sa tahad ka nüüd nõuad, kus on minu asjad, on ju, siis aasta lõpus siis ma teen selle väikse viktoriini, küsin mõned küsimused ja kui siin minu kaassaatejuhid, ütleme, ma teen 3-5 küsimust selle aasta kohta. Sarnased nagu üks aasta ma tegin, mingid küsimused lihtsalt. Huvitavat statistikat möödunud lõppevast aastast.
ja kui sa, ma ei tea, ma võin teha mingi reegli, et kui sa, ma vaatan, kas ma teen 3 või 5 küsimust, et kui sa ühe ära vastad, siis saate ka kingituse. Ei no salmi peab lugema üldiselt, ei, kui siuke mälumäng tuleb, ma olen ei, see ei ole mälumäng. Suvaliste faktide mäng. See on 15 küsimust. Ei, nii palju ma ei tea, nii palju ei ole. Ei, mulle meeldib igasugused numbri asju möödunud aastast välja võtta, sest mul on mingisugune see kiiks, et huvitavaid numbrimaagiaid ma nagu läbi aasta kuidagi jälgin või kirja panen ja siis nagu sa ütlesid, see podcasti see enda aeg, et sul oli kunagi umbes, mitu eurot sa ja alla sellised küsimused, jah, et siuksed väiksed vimkaga küsimused, et ma vaatan, kas teeme jõulueri või teeme aastalõpueri, kuidas aeg on. Ja siis on sul võimalus ka endale jõulukink välja teenida, ma luban. Võtan vastu. Aga ja see nädal on suur nädal, sellepärast, et meil on siuke endiste jalgpallurite seltskond juba aastaid koguneme niimoodi loetud päevad enne jõule, alati Tartus, alati ühes kindlas kohas, mida peab siis või mille omanik on siis endine kõrgliiga jalgpallur ja ka kõrgliga korvpallur. Mis see küll olla võiks? Mikk Valtna. Et seal on meil siuke oma seltskond välja kujunenud, kellega me iga aasta paneme aasta aega varem juba vaatame, mis päeval jõulud on, siis sätime seal sellele reedele või laupäevale istumise. Mikk paneb koha kinni, jah? Mikk paneb koha kinni ja Mikk on pooleldi sponsor sellel üritusel. Aga meil on seal rollid kuidagi ära jaotatud, et tulevad väiksed kingitused, on Circle of Trust, siuke juturing, et väga kihvt. Esoteerika asi ka ühesõnaga. Päris esoteerika ei ole seal. No mõnes mõttes, kui teatud nurga alt vaadata, siis seda võib ka esoteerikiks kutsuda sellel hetkel juba. Aga siuke kõik ütlevad ühe saladuse ja siis viiene punt ja siuke väga meeleolukas istumine. Aastaid me juba korraldame seda ja iga kord me paneme sealt, kui me õhtul nagu hakkame sealt hotelli poole sättima, siis paneme juba laua kinni ära seal aasta ette, et alati suur nädal ja tekitab palju sibinat-säbinat. Ma mõtlesin, et te teete sporti, aga te käite joomas lihtsalt, jah? Nimetame asju õiget nimedagi. Mina siukseid sõnu ei kasuta. Ma kasutasin ise, jah? Ega see ümber ka ei lükanud, panite tähele praegu. Sööma lähme. Okay. Olgu, räägime siis jalgpallist ka natukene. Ega jah, siuke klassikaline jõulueelne olukord, tuled kohale ja mõtled, et okei, et ega siis millestki nagu liiga palju rääkida ei ole seekord, aga lõpuks ikkagi mõned teemad meil tulid vahetult enne saate algust, siin tuli ka teada siis, mida oli siis ette aimata, et nii läheb. Ehk siis Tallinna Kalevi naiskond, mis on alates vist 2005 mänginud kõrgliigas 2 vist esiliiga hooaja erandiga selle vahe sees. Ehk siis sisuliselt 20 aastat kõrgliigas nemad siis panevad pillid kokku ja see naiskond siis vähemalt väga suur osa sellest koos treeneritega liigub siis Harju JK alla. Ehk siis meistriliigas järgmise aastal Kalevi nii-öelda sisuliselt koha võtab endale Harju. Ja oli siin eelmine nädal meie portaalis ka Laura Janseni sulest lugu, mis siis natuke neid tagamaid avas seal. Naiskonna treener Karmen Kärg sai sõna ja ka Ragnar Klavan sai sõna, eks ju, Kalevi president. Ja meil enne siin saate salvestuse algust, Markus, sina ka natukene arutasime sellel teemal ja tuli välja, et me arutasime seda, et millest räägime. No räägime, et sa olid isegi võib-olla huvitava nurgalt vaatasid seda kõike? Ei no ma arvan, et seda vaadatakse, seda öeldi välja ka, Ragnar Klavan ütles selle Tallinna Kalevi poolt välja, et see intervjuu, mis teie Sokkerneti portaalis avaldati, ta ju lõpus seal viimases lõigus, oli see viimane lõik, kus ta ütles, et päeva lõpuks vaatab tema Exceli tabelit ja peab tegema mingisugused otsused. Ja nii primitiivsena, kui see kõlada võib või nii karmina, siis ei saa ju tegelikult talle seda ette heita selle nurga alt. Ei saa. No ei saa ju. Ei no, kui me vaataks ainult Exceli tabelit, niimoodi ei saa ju jalgpalli ajada, selles suhtes siis sa paneksid kogu esindusmeeskonnaga kinni ja siis sa ei teeks ju... Aga kas neil ei ole seda, kui nad kõrgliigast välja langesid, kuna esindusmeeskond kukkus kõrgliigast välja, siis neil ei ole litsenseerimisel seda nõuet, et neil peab olema naiskond
seal mingid nõuded ikka on seal võib-olla natuke esiliigas need leebemad, ma täpselt nüüd peast ei mäleta, kuidas need, mis see suhe täpselt seal oli, aga ega me näeme, et Premier League'is ka ju seni ei ole olnud see nii karm nüüd, et kui sul naiskonda ei ole, siis ma ei tea, miinuspunkte saad, nagu vahepeal hakati ähvardama, eks ju. Et see, aga ma räägin veel kord, kui me vaatame kõike Exceli tabelina, siis ei ole ju üldse mõtet jalgpalli mängida või jalgpalliklubi teha. Või siis tehagi väga suurte nende treeningmaksudena, et sa kuidagi selle asja endal plussi saaksid näiteks. No jah, aga ütleme, et need miinused, mis siit läbi on, ma ei tea, kas nad on käinud või vähemalt minu kõrvu on jõudnud, ma panen siis kokku Tallinna Kalevi naiskonna ja Tallinna Kalevi naiskonna duubli, siis 2025. aastal oli see circa 100 000 miinust klubile, mille sisse vist oli arvestatud ka see, et need naiskonnad treenisid Raja jalgpallihallis nii-öelda tippajal, ehk siis kella 7 ajal. Ja siis sinna on arvestatud ka nii-öelda saamata jäänud siis renditulu, mida tegelikult see Raja jalgpallihall või selle taha tehtud äriettevõte ikkagi saab nii jalgpalliklubilt kui Tallinna Kalevi jalgpallikoolilt, ma eeldan, kui nad seda trenni aega võtavad või võtaksid. Pluss siis palgad ja see miinus oli lihtsalt nii suur, et see oli siis see koht, mida klubi nägi, et sealt on koht, kust kokku tõmmata, et kuskilt pidi tõmmata, et ma ei tea, noorte pealt ju palju sul esindusmeeskonna miinus on kokku? Ega see ei ole ka ju mingi pluss, et sa mängid, ma ei tea, Premier Liigas, Vesiliigas ja meeste esindusmeeskond tõi ju Euroopasse jõudsid, tõi ju midagi klubile sisse ka tagasi. Tollel aastal ühe korra, aga naised ei too mitte kunagi seal Kalevis ilmselt mitte midagi. Eesti naiste jalgpallis, kas on mõni tuluartikkel? Nimeta mul üks. Mängijate müük teoreetiliselt on, aga see on väga, väga ebastabiilne turg ja seal ei liigu suured summad, eks ju, et kui niimoodi võtta. Ja sul on pluss solidaarsustoetused UEFA-lt, eks ju. Mis oli kuidagi, jällegi sealt artiklist tuli läbi, et 10 000 eurot. Need ei ole ka mingi, selles suhtes ma ei vaidlu selle vastu, et naiste jalgpalli miinusprojekt, ma lihtsalt ütlen, et kogu jalgpalli sisuliselt on see. Müük jah, paveril jah, aga Eestist vist ei ole mitte kunagi mitte ühtegi ei 15-aastast ega 25-aastast naisjalgpallurit müüdud vä? Ma ei julge kinnitada seda, aga ma mingite suurte summadest kindlasti mitte, et me ei räägi meeste jalgpalliga ju võrreldavatest summadest nii ehk naa. Sest et see koosolek seal oli ikkagi läinud Tallinna Kalevis, kui seda arutati, sest mina sain aru, et naiskonnale pakuti mingit alternatiivi ikkagi. Küll oli vaja liikmemaksu vist maksma hakata, nii esindusnaiskond kui duubelnaiskond, sest vist oli ka möödunud, mitte 2025 hooajal, vaid 2024 hooajal oli isegi niimoodi, et naiskonna duubel enamus ei maksnud liikmetasusid. Ja pane sinna juurde siis, ma ei tea, Sportland Arena rent, Rajahalli rent, varustus, bussisõidud, palk, nüüd olid nõudmised või soovid, kuidas iganes nimetada naiskonna poolt, et peatreener, abitreener, füsio ja vist üks mingi tegelinski veel. Et läks paljuks ja Tallinna Kalevil käib hetkel see üle jõu. Ja nii palju kui kuulda sai laagri poolt, siis lõpuks mindi Harju laagri alla vähe kehvemate tingimustega, väiksema palgaga ja suurema liikmetasuga. Aga lihtsalt, Kalevi-suguse klubi jaoks, kui sul on 20 aastat see esindusnaiskond olnud, kas aupihta ei käi siis, et ma räägin praegu nagu mingi Kalevi advokaat ja mina nagu ründan justkui. Ei, ma üritan praegu võib-olla tundub, et ma võtan nagu klubi poole, aga ma saan aru, miks see otsus tehti. Ma nagu saan aru sellest. Kindlasti on seal mingisugused emotsioonid on seal ka mängus. Emotsionaalsus oleks õigem vist öelda, mis seal mingeid otsuseid võib-olla põhjustasid. Aga kui ju siis, ega mina klubi ei juhi, mina ei pea seda tegema,
kindlasti väga keeruline töö, aga mingisugune karm otsus oli vaja teha ja siis ju otsustati niimoodi, mina ei tea, kas see on õige või vale või käib au pihta. Või ei käi, see ei ole minu mure. No selles suhtes, et ega see otsus oli õhus ju tegelikult aastaid juba mingis mõttes, et siin ju viimastel aastatel, ma ei tea, viimased 4-5 aastat iga sügis oli ju see, mingid jutud liiksused, et kas Kalevi Naiskond nüüd siis äkki pannakse kinni ja kas nad nüüd lõpetavad ja vahepeal oligi ju sellised, ma ei tea, Jalgpalliliit vist nagu kätt pidi vedas nagu Kalevi klubi ja Naiskonna uuesti kokku, et Sportland Arena on siin, mängige siin on ju, et kuidagi... No aga sa räägid praegu, et au pihta ei käi Kalevil, aga siin on ju väga paljusid väga edukaid meest või klubisid, kellel ei olegi midagi. No ongi. Ja siis võib küsida, kas Levadia au pihta ei käi see või? No Levadial Naiskond on olemas, aga praegu esiliigas, eks ju. Aga... Või kellel pole Naiskond. No aga Levadial vahepeal siis üldse ei öelnudki, nad astusid Rahvaliigast uuesti. Kui Flora eemale jätta, kes on siis nii naistes kui meestes ikkagi Eesti tippklubi, siis üldjuhul ikkagi naistes on seal teravamas tipus ju teised klubid, kellel meestesats kas ei olegi kõrgliigas või on kuskil madalamal, näiteks Saku, Tabasalu, nende meeste satsid on Viimsi, Põlva, jah, et need ju ei ole ju Elva, ei ole ju kõrgliigas, kas on siis esiliigas või veel madalamal ja need klubid on ju kas just rohkem panustanud, aga nad on juba aastaid ju selle tüdrukute naiste jalgpalliga tegelenud ja neil on klubis ju üks selline suund või fookus olnud. Kalevi-sugused klubid, kui on vaja ju, nagu sa mainisid seda Exceli tabelit, et kui arvud kuskil ei klapi ja kuskil tuleb midagi järele anda, siis ma saan ka sellest täiesti aru, et prioriteet on ikkagi ju meeste jalgpall, kus liiguvad suuremad rahad ja Kalevi ju sai ju meeste jalgpallis ka hoobi, kui nad kukkusid ju Premium-liigast välja, et see tähendab ka ju rahaliselt mitusada tuhat ju kaotust. Ei kahtlemata... Et naised ja naisjalgpallurid, nad on selles mõttes ikkagi Eestis väga kehvas olukorras. On kehvas olukorras. See Kaleviga paralleelselt ju tegelikult Tartu Tammeka teatas ka ju, et kes sellest hooajast siis mängis, või sel hooajal mängis naiste meistriliigast, kes on pikalt mänginud seal ja nüüd tegi siis sammu tagasi, okei, nad ei pane naiskonda päris kinni, nad lihtsalt mängivad esiliigas edasi. Aga see... ütleme juurpõhjus, mulle tundub tegelikult, mis võib-olla, mida ei taheta nii väga välja öelda, mis mida keegi ise niikuinii välja ei ütle, sest see kõlab tohutult halvasti, eks ju, aga mis sealt läbi kumab on tegelikult see, et ega neid klubijuhid pahatihti, ega see naiste jalgpall neid väga lihtsalt ei huvita. Et kui me vaatame seda, kuidas nad käitunud on, siis tegelikult ega see ilmselt ju on niimoodi. No jah, aga... See ei ole asi, mida keegi tahaks ise jubedalt välja öelda, eks ju, aga see lihtsalt tundub, et on niimoodi, ega see on midagi nagu ilustada selles suhtes ei maksa. Ei maksa, jah, aga selles mõttes, et ju siis, selles mõttes, et ei saa, Tallinna Kalev ilmselt leidis, et seal on ju võetud ka see rahaline pool nagu vähe suurema luubi alla ja okei, me räägime nüüd sellest aastast siis 2025, ütleme, Kalevi naiskonna duubli miinus oli seal nende arvutuste kohaselt circa 35 000, esindusel circa 60 000, kokku 100 000. Aga mis sa ütlesid, mis aastast nad seal toimetanud on? Ja 2005 mängiti vist esimest korda. Okei, seal 2005 sul äkki olid need numbrid vähe teised, aga aastast aastasse paned siis -100, -125, -80. See kokku nagu on päris sa vaatad palju. Nagu seda lihtsalt nagu sellist suvalist numbrit kuskil Exceli tabelis, eks ju, aga see on ikkagi... Aga kui ei ole seda raha, siis... Aga sa ei vaata meeskonda niimoodi. Sa ei vaata meeskonda. Meeskonnaga on samamoodi tegelikult ju. Ega see ei ole, ma ütlen, see ei ole ju plussprojekt, et sul on esindusmeeskond kuskil. Premium liigas veel, ma ei tea, need toetused ja asjad võib-olla, kui sa väga selliselt oskuslikult või loovalt majandad, sa võib-olla saad selle kuidagi nulli või plussi, aga kui sa esiliigas mängid, sul ei tule... meeste jalgpalli on toetatud nii UEFA poolt, FIFA poolt, Eesti Jalgpalliliidu poolt, kõikide asjade poolt. Aga need ei kata ju kõik alati, ma ei tea, kõiki, kui sul on täis profiveeskond, sa ei kata ju nendega sellist asja ära. No aga mine proovi sponsoreid saada, meeskond versus naiskond. Kui ma saad tõenäoliselt saad sponsori, kuhu sa pigem raha saad.
ma kujutan ette, et meestele. Ei noh, nii on ju. See on hästi jalgpalli, mitte, ma ei taha nagu öelda, et seda meil ei ole vaja. Aga see on siuke, ütleme, ta on ikkagi klubide jaoks tänasel päeval siuke luksuskaup, mida nagu võiks omada või peaks omama. Oleneb, kust nurga alt vaadata. Noh, eks nüüd näis, Harjul siis muidu oli rahvaliigas ju naiskond, nüüd siis ma ei tea, kas nad selle rahvaliiga naiskonnas jätavad nii-öelda tuublina alles või mis seal täpselt edasi saab. See on selles suhtes värske uudis, aga eks ole näha, et igatahes Kalevi naiskond siis kolib Harju alla ja selliseid kolimisi, ma ütlen, meeste jalgpallis me ei olegi ju näinud ühtegi sellist asja, aga naiste jalkas ikka aeg-ajalt tuleb neid ette, küll see Nõmme Kalju naiskond on Ajaks ja küll see Nõmme Kalju naiskond on Räpina rahvaliigas ja nii edasi, et lihtsalt vormid liiguvad nagu erinevate seltskondadega, et nüüd siis selline nii-öelda incorpore kolimine või midagi sellist, aga eks ole näha. Ega naiskonnal on ju samamoodi selles mõttes, et ega see naiskond peab ju, kui ta tahab tänasel päeval kõrgliigas, Eesti naiste kõrgliigas mängida, siis ju peab mingisuguse kuluga igal juhul või mingisuguse rahaga igal juhul arvestama, et seal on ju, mis need kuluartiklid on naiste jalgpallis. Palka seal üldjuhul ei maksta või stipendium ei maksta. See on väljakurendid, treenerid, staffikulu, varustuse kulu. Registreerimistasud liigasse on ju mängude korraldamine ja siuke asi. Et neid ridasid nagu on seal päris palju, aga jah, ma olen sinuga nõus, et see on nagu natukene siuke kuidagi lihtne koeline on see, et vaadata lihtsalt Excelit, aga ma arvan, et antud juhtumi puhul täpselt seda tehtigi. Ma olen ise natuke mõelnud, et see Eesti naiste jalgpall nagu tipus, vaata, sellest on naised ise palju rääkinud, et seda motivatsiooni, kui sa oled teatud vanuses, eks ju, sul tekib muu elu kõrvale, seda motivatsiooni leida mängimiseks on natuke keeruline, et okei, sul on, võib tunduda vähe või palju, aga kui sul ongi näiteks 4 trenni pluss mäng nädalas, eks ju, see ajaliselt ikkagi, kui sa ei ole ju proff, see ongi su nii-öelda harrastus, siis seda on keeruline leida ja see, ütleme, see pingutuse või suhtumise tase lihtsalt tihtipeale võib kannatada seetõttu, on ju. Et ja lisaks sul ei ole ka nagu perspektiivi kuskile kõrgemale püüelda, et sul ei ole nagu seda, et sul on Eestis, ma ei tea, 10 profinaiskonda või kas või 3 või 5 profinaiskonda, kes saaksid sul mängid natukene paremini ja siis sa saad nii-öelda profileiva peale, et see ikkagi maast madalast juba sisuliselt pead leidma endale mingisuguse nii-öelda päris töö või päris fookuse, mida nagu edaspidi hakata tegema, aga tegelikult see on ma olen ise mõelnud, et mis on nagu suurt vahet on Eesti näiteks meeste mingisuguse esiliiga B või teise liigaga, kus on ka tegelikult, kui sa oled mingisugune 23-aastane mängija näiteks esiliiga B's või teises liigas, sa saad aru, et sul ei ole perspektiivi nagu pürgida profiks, eks ju. Ja siis sa käidki ju oma lõbust mängimas, sa tihtipeale maksadki ju liikmemaksu näiteks. Jah, sa käid trennis, sulle meeldib see spordiala, sa käid trennis, samamoodi nagu sa käid padelis või jõusaalis või triatlonil või sa ju käid trennis. Et Märten Pajunurm ju samamoodi siin ju kõik podcastid läbi käinud, et rääkis ka samamoodi, et ta ju ei saanud mingisugust olulist kompensatsiooni selle eest, aga talle lihtsalt nii väga meeldis ja siis ta leidiski aega selle jaoks, aga ta mainis ka seda, et okei, mul nagu lapsi ega muid kohustusi tegelikult ei olnud, mingit ma saingi nagu teha lisatrenni veel sellele juurde ja oli see võimalus niimoodi olemas, on ju, aga kui sul tekibki see muu elu nagu liiga palju või või piisavalt palju kõrvale, siis ongi keeruline. Aga loodustühja kohta ei salli, et kõik need või kas just kõik, aga need Kalevi mängijad ikkagi saavad ju meistriliigas nüüd Harju näol võimalus. Tammeka, kes kolis allapoole, sealt ju mängijad on juba mujale liikunud, on leidnud endale meistriliigas koha. See Tabasalu case, kus suur osa võistkonnast laiali läheb, nemad kuuldavasti leiavad endale Tabasalu puhul on ka ju Harjust räägitud siin omajagu, et seal mingid 13 mängijad vist, kes siin käis läbi, et nemad vist on ka suuremas osas Harjusse otsapidi jõudmas, et sa tõid ka välja, eks ju, lihtsalt nagu ülevaade teha, et 8 võistkonda naiste meistriliigas mängis, lõppenud hooajal, Harrat langes juba, eks ju, enne hooaja lõppu ära ja langesid siis Kalev ja Tammeka ka ära.
ja Tabasalu puhul on siis suured küsimused, mis seal nagu edasi saab, kes sinna jääb. Tõenäoliselt nad hakkavad siis oma noortega sealt kuidagi tulema, mis kuuldavasti asjatundjad on rääkinud, et need noored nagu meistriliiga taset pigem veel välja ei kannata, et seal võib nagu olla oht, et nad on seal nagu sellised süksed, ma ei tea, kas nad teevad Ararati, aga midagi sarnast on, või siis on nagu sportlikult teistest natuke nõrgemad. Ja siis juurde tulevad siis, me teame nüüd Harju, eks ju, Paide on üks ju siin välja hõiganud juba mängeid, päris asjalikke mängeid, kellega nad on endale saanud siis, eks ju. Ja lisaks siis juttude tasandil on ka ja Velko naiskond, see Elektra käinud läbi, et kes võib siis olla tegemas sammu kõrgliigasse. Et see tänane kuupäev ongi siis registreerimise tähtaeg tegelikult, kus siis on viimane päev registreerida ennast nii-öelda naiste meistriliigasse, see kehtib eelkõige siis, ma ei tea, Kalevi ja Tabasalu ja Ararati vist niikuinii ei võeta, aga Tammeka kohta ka on ju, et nad on küll välja öelnud enne, aga neil tegelikult ilmselt tänaseni siis just teoreetiline võimalus ikkagi, ma ei tea, mingisuguseks meelemuutuseks või ikka läheme meistriliigasse, aga kui nad täna seda ei tee, siis liigub lihtsalt järjekord järgmiste kätte, on ju. Et kes siis paistavad olevat hetkeseisuga Paide, Harju ja Velko, on ju. Ehk et sellised liikumised siis on, neid on siis oodata. Aga ma ütlen, seal midagi kindlat veel vist ei ole, et eks siis täna-homme näitab, mis seal täpselt saab. Aga suures pildis ei ole raha. See on nii. Ei ole raha, on üks asi, aga kui me vaatame seda Tabasalu case'i, eks ju, siis seal ei olnud küsimus ju tegelikult otseselt rahas, seal oli küsimus rohkem inimsuhetes ja sellises üldises suhtumises, et kes ei tea, siis seal peatreenerit Andres Tiitsi süüdistatakse ju selles, et ta ikkagi oli paljude naiskonna mängijate väitel oli siis, kuidas me seda ütleme, ma ei tea, küündimatu või kuidagi väga kehva suhtumisega naiste suhtes ja üritas seal ühte mängijat siis nii-öelda eraeluliselt sebida hoopis, et mingid sellised teemad olid seal hoopis üleval, mis siis tingis selle, et suur osa naiskonnast lahkub ja klubi siis lõpuks otsustas ka, et nad seisavad selle peatreeneri taga, et nad on seal viimastel aastatel Tabasalu naiskond on ju treenereid vahetanud päris mitu korda, et ju siis seal ka tekkis mingisugune tüdimus või selline olukord, et nagu kurat, et me ei saa järjekordsest treenerist ka nagu loobuda, et kelle me siis asemele võtame, midagi sellist ilmselt. Võib-olla Tabasalus on viimase 12 kuu jooksul ju esimene sellist sorti skandaal oligi umbes aasta aega tagasi. See oli kevadel ju oli see, isegi kevadel lõpus. Üks oli kogukonnajuht. See oli kogukonnajuht neil. See oli ka see aasta? Jah, oli kogukonnajuht, jah, kes seal, ühesõnaga, kes seal ju mingisuguse kummalise panustamistegevusega tegeles seal mingid panustamissoovitusi jagas ja kes seal oskab mängida, kes ei oska mängida ja lekkides infot ühesõnaga selle jaoks, et teised saaksid siis Tabasalu naiskonna vastu siis panustada vajadusele või soovi korral. Ehk et seal muidugi klubi juhtkonnale selles suhtes ei saa midagi otseselt ette heita, et okei, selline olukord tegi, nad lõid selle inimese ju või klubi juurest minema, et aga lihtsalt kummaline, et selline asi juhtub Tabasalu naiskonnaga 2 korda ühe aasta jooksul, et mingid sellised skandaalid tulevad esile. No aga jah, seevastu nagu teisel pool on siis Paide linna, mis ta on siis, naiskond? Paide linna naiskond. Aga seda Jaanus Pruuli vist juba varem hõikas välja ka, et nad võtavad selle kuidagi fookusesse ja ta hõikas isegi välja ju päris... Tuleme meistriks. Nii meestes kui naistes. Ütles seal Tribüüni podcastis. Jah, Tribüüni podcastis ta käis. Kas ütles niimoodi välja vist? Jah, vähemalt mulle jäi küll selline mulje. Ma meeltan seda täpselt sõnastust, aga ta minust nagu ütles sellise eesmärgi või sihi välja, et me tuleme, või isegi see oli nagu selline manifesteerimine vist isegi, et me tuleme meistriks nii meeste kui naiste seas. Paide puhul on ikkagi tundub, et see on auasi. Ei seal on nad ju mängisid teises liigas ja miks nad peaks nüüd
kõrgliigasse tõusma, kui see peaks olema rahaliselt raske. No kindlasti on ka Paide jaoks rahaliselt raske. No Markus on, seal on plussprojekt siis või? Ei tea. Ei no selles suhtes, et nad ju, me oleme rääkinud ka, et nad kas seal on mitte mingi jutt, et pakutakse mingi stipendiumi ja hakatakse maksma isegi? Raha mängib seest, on ju. Et see, Paides seal on ka ju läbikomand või sellest on räägitud, et ega neil see mõte nii-öelda pandi pähe idanema vist siis, kui nad mängisid Hammarbiga, eks ju, Euroopas esimesmeeskond siis. Ja Hammarbil on ju väga-väga tugev naiskond, meistrite liiga tasemel naiskond, et sealt nagu, umbes küsiti ka, et kus siis teie naiskond on ja siis, Paidel oli nagu, ma ei tea, kas olid silmad häbi täis või nagu piinlik oli natuke öelda, et niisugune obi naiskond mängib seal kuskil teises liigas või rahvaliigas toona, et see ongi see auasi, millest me räägime tegelikult, või see nagu au küsimus, et kas sul on nagu, et kui sa kohtudki Hammarbite või nagu lähed Euroopas mängima, siis okei, igal pool Euroopas kindlasti ei ole niimoodi, et meil on väga korralik naiskond ka, aga kui me räägime siin, ütleme, sellistest Põhjamaadest ja sellistest ühiskondadest või elu kvaliteedist, kuhu meie nagu üritame pürgida, siis seal on ju naiskonnad ikkagi selgelt selline asi, mis on au sees ja mis on kogukonnas ka nagu märgataval kohal, mitte kuskil nurga taga 100 000 miinusprojekt, nagu sa seda kirjeldasid siin. No ja vaadates, kuidas Paide esindusmeeskond on tegutsenud just mängijate müügiga, siis ei saa ju välistada, et ka naiskond tulevikus, äkki 5 aasta pärast võiks ka teha mingisugused müügid välismaale. No et vist ma saan aru, hakkavad ka naiste puhul sinna Aafrika poole vaatama, et Viimsi ju näiteks juba teeb seda, et seal on ju olnud juba mitmed legionärid sees, et ma ei kujuta ette küll see, et seda nagu kuidagi lõpuks nagu finantsiliselt pluss poolele viia, keeruline. See on päris keeruline ilmselt. Eriti kui sa peaksid ka oma naismängijatele stipendiumit või palka maksma. Midagi sellist on ju, mida sa ilmselt peadki tegema, kui nad on välismängijad siin legionärid, eks ju, et sa ei saa niisama neid siia tuua, sa pead neile, eks ju, majutuse korraldama ja sul ei ole mingit garantiid, et neist midagi ju nagu ülemineku summa mõttes edasi saab, on ju, et see ei ole kindlasti lihtne. Lisaks veel see, et mis summad naiste jalgpallis liiguvad, mis see maailmarekordi summa üleminek on natuke üle miljoni. Miljon naela või? No, midagi sellist, ja see on nagu see... Just alles hiljuti tehti see, et ületati see maagiline miljoni ma ei tea, 100 korda väiksemad siis kui meestes ümmarguselt. Ma ei jõudnud enne salvestust vaadata, aga mis need näiteks meistrite liigas, me kõik teame ja alati räägime sellest, et nii-öelda meeste jalgpallis mis summa peale need mängud käivad, palju seal iga ring annab sulle seda plekki UEFA-st, et mis see naiste jalgpallis on, et ma ei jõudnud neid numbreid jälgi vaadata, aga seal just midagi on, aga ilmselt on kordades ja kordades väiksemad. Seal ei ole kindlasti seda, et sa, ma ei tea, 150 000 saad peo peale, kui sa seal esimeses ringis mängid. Et jah. Nii, ühesõnaga rääksime natuke siis naiste jalgpalli jutud ära vist või on midagi veel? Vist mitte. Eelmine esmaspäev tõi meile ühe uudise siis jalgpalliliidu kohta, ehk siis Anne Rei, pikaaegne jalgpalliliidu peasekretär 2012 alates seda tööd teinud, eks ju. Tema siis, ma ei tea, kuidas seda nimetada, astub nagu ametist tagasi uueks aastaks ja proovib siis järgmises rollis või soovib siis järgmises rollis Eesti jalka arendamisele kaasa aidata, ehk siis tundub, et see nimetus oli, et pürgib asepresidendiks, aga seal tundusid asjad nagu väga, väga, väga selged juba olevat, et Aivar Pohlaku sõnavõttu vaadates, et Anne Reist saab siis asepresident, 3. asepresident tundub niimoodi, eks ju. Ehk siis, kui seni on 2 tükki olnud, siis nüüd on 3. Ja sellesse Anne Rei ametisse astub siis Mihkel Uiboleht ja ase peasekretär või kuidas see nimi oli, tema on siis Karolin Kaivoja. See peasekretär, jah. Mis oli siis võib-olla kõige suurem selline üllatus selle uudise juures. See Anne Rei nii-öelda sellest ameti muudatusest või sellest oli nagu varem ka oli jutud liiksusid, eks ju, aga see Kaivoja vähemalt minu jaoks ma ei olnud sellesse teemasse nii palju süven, et see tuli nagu... Vist loodi üldse mingi uus koht, et seda varem sellist ametiposti varem ei olnud. Vanasti oli seal Jalgpalliliidu juhtkonna toas või selle nagu igapäevase juhatuse, eks ju, me peame ju tegema siin võib-olla paljudele selgeks, et Jalgpalliliit, eks ju, kui me räägime Jalgpalliliidu president ja juhatus on see, kes ei ole nii-öelda igapäevaselt kontoris, kes tulebki kokku ja nagu Are Altraja puhul ju on see palju tögatud seda, mis ta ütles ükskord välja, et palju ta nii-öelda tasuta tööd teeb, on ju mitu tundi,
et see ei ole nii-öelda igapäevane töö, vaid see on nii-öelda siuke nõuandev ja üldise vastutava poole eest üldine selline, mis on siis ettevõtte puhul ongi ju nõukogu äkki või? Silma peal hoidev. Siuke selline pool ja siis on Jalgpalliliidu nii-öelda kontori pool, kus nii-öelda seal sekretariaadis, kus igapäevaselt nii-öelda organisatsiooni juhitakse ja seal oli siis mõned aastad tagasi oligi peadirektor oli Tõnu Sirel ja peasekretär oli Anne Rei, kes istusid seal kahekesi oma kabinetis. Ja Tõnu Sirel läks ju pensionile siin eelmine aasta vist, eks ju. Ja ta jätkab küll nii-öelda mingisuguse väikse koormusega sealt pensioni kõrvalt vastutab vist, eks ju, taristu asjade eest seal. Aga Anne Reis siis sai siis nii-öelda number 1 ja nüüd Anne Rei astus ka tagasi. Et Mihkel Uibolet siis on nii-öelda igapäevase toimetamise osas nüüd Jalgpalliliidus number 1 jaanuarist. Aega läks, aga asja sai. Kunagi Sokkerentist alustanud mees, tuletab meelde. 20+ aastat tagasi või? Jah. Tugevalt, jah. See, kes ei ole lugenud, ma soovitan väga lugeda. Jalkas oli hiljuti ka Uibolehega ju suur siuke mälestuste lugu, kus ta rääkis igasuguseid lugusid ja see, kuidas toona olid asjad üldse võimalikud. Et ta oli gümnaasiumiõpilane, vist 17-aastane, ta käis Portugal-Eesti mängul, esimene komandeering oli Portugal-Eesti mängule nagu koondise pressiesindajaks siis. Tal ei olnud isegi mingit ülikonda, aga asja oli siuke nagu kooliõpiline oli riides on ju mingi... Smart casual. See ei olnud smart casual. See oli siukesed suurte taskutega, siuksed 3/4 püksid olid jalas umbes ja oli seal juhatas siis vägesid on ju, või vägesid seal toona juhatada oli, aga viis pressikonverentsi läbi ja tegi selliseid asju, et sisust nagu 0 kogemuse pealt hakkas siis pihta ja kuidas ta siis on nii-öelda samm-sammult edasi liikunud ja lõpuks siis number 1 välja seal kontoris vähemalt. Ja vägev. Kui inimestel hästi läheb, teevad karjääri, võib-olla Anne Rei ka kuidagi ju... Ta on rahvusvaheliselt olnud ka ju pikalt juba... IFAs ja UEFAs, et ta on kuidagi tasa ja targu seda asja ajanud, et ja tundub, et edukalt, kui ta on neid kohti teeninud ka rahvusvahelisel tasemel. No nendele ametikohtadele avalikke konkursse ei teha. Nüüd Jalgpalliliit on näiteks noortekoondiste peatreenerite ja abitreenerite kohale on ju nüüd, sest see on ju uus asi, et on mingisugused avalikud konkursid. Viimased äkki paar aastat umbes. Sellise ajaramise uus uusi. Aga tundub, et siis juhtkonna tasandil et ikkagi liigutatakse neid inimesi seal ühelt ametipostilt teisele. Võtta see nüüd kinni, on see hea või halb. Et vahepeal mingi värske mõte. Karolin Kaivoja oli ju selles suhtes värske teenus. Et värsked mõtted ja ideed ja inimesed on ju alati igas organisatsioonis teretulnud. Ja. Karolin Kaivoja tegelikult selles mõttes, ta on nüüd värske tuline, aga ta on ikkagi Eesti jalgpallis sees, ikkagi 10 aastat sees olnud ja nagu inimesed ilmselt tunnevad teda selle ala pealt nagu läbi ja lõhki. Just nii. Levadias eelmine kord rääkisite siin Zaho Vaikost ja Kurro Torrese ajastu lõppemisest. Midagi oluliselt selgemaks pole seal saanud, eks ju? Kristjan Jaak Angur tegi puusti punaseks. Sokkerneti selles, ma ei tea, mis numbri artiklis. Tänases täna avaldatud selles loos, jah. Tahaks nagu märkida, okei, seal Torrese numbrid olid, eks ju, natukene nõrgemad, ma ei tea, punktid per mäng ja võiduprotsentid nii edasi, kui seal mingitel eelkäijatel, aga ma ütlen, seal nagu nii üks-ühele seda ei saa võtta, Prem Liiga nagu nii palju muutunud, Igor Prins, kui Levadias oli versus Kurro Torres praegu. No ja endiselt, et see, ütleme, väga edukas 3 aastat oli ju nii lähedal, et nagu täispank võtta ja minna siit ära kui läbi aegade üks edukamaid treenereid. Et selleks oleks vaja olnud siis 2023 meistritiitlit ja tänavust meistritiitlit. Selleks oleks vaja olnud tänavust edukat suve. Eurosarjas... Jah, sellega oleks tulnud ka meistritiitel. Sellega oleks tulnud ilmselt meistritiitel ka. Ma olen ka samal arvamusel, kuigi me ei saa seda kunagi teada, aga pigem tundub nii. Ehk siis, kui ongi inglise keeles mingi sliding doors moment on see normaale lõpp Differdange'i vastu. No sealt oleks Eesti jalgpalli ajalugu täiesti muutunud. No sealt oleks üks ring veel tulnud. Üks ring oleks veel tulnud nii, aga ütleme, et see oleks võinud muuta väga palju Levadia nagu
mõttes, et kui sealt oleks ka veel edasi päästunud, olekski korras olnud, on ju, ja oleks siin kurvalt käte peal kantud, on ju. Nojah, selles mõttes ma ei ole nüüd päris kindel, kas isegi kui Levadia oleks sinna põhiturniiril saanud, et kas see meistritiitel ka oleks tulnud, meenutame, et kui Flora konverentsiliiga alagrupis käis, siis nad ju jäid tiitlist ilma ja napilt ilma, jah. Aga jah, et see mõõn tuli niikuinii Levadial pärast seda. Jah, et Curro Torrese Levadia ju üks aasta jäi 2 punktiga tiitlist ilma, siis tuli tiitel, nüüd jäädi 3. Eelmine kord tiitel tuli väga võimsalt, on ju. Jah, tiitel tuli võimsalt. Viimase 3 aasta peale kokku Levadia ilmselt teenis kõige rohkem punkte. Seda vist kokku ei löönud, eks ju, Kangur. Tundub loogiline. Aga kui nad eelmine aasta suured võitsid, eks ju, ja 2 korda napilt kaotsid, siis peaks niimoodi olema. Ja Eurosarjas siis normaale ja viimane minut, löödi neil 89, on ju. Et nii lähedal, aga samas nii kaugel. Ja ei saaks öelda, et see värav oli nüüd mingisugune vastu mängukäiku või midagi täiesti ebaloogilist, et seal pigem ikkagi vastu vaieldes või vastu argumenteerides, et see oli ikkagi teenitud värav seal lõpuks. Jah, aga seal tehti, jälle lähme juba läbi ekseldatud teema juurde, aga too värav ju see aasta oli, lõppkokkuvõttes maksis see kaitsemäng Levadiale kõik need asjad ja too värav, see Differdangi värav oli ka nii palju kaitseapsakaid nagu selle 5 sekundi sees, et see võttis nagu tagantjärgi vaadates selle asja päris ilmekalt kokku. Aga Levadia on pärast seda Zaho Vaiko peatreeneri ametisse nimetamist üsna vaikne olnud, et Viktor Levadia lubas ju suuri positiivseid uudiseid, Zaho Vaiko on nüüd üks, aga see oli uudiseid, ma sain aru, et sealt võiks nagu midagi veel tulla. Nii palju teame, et Karel Voolaid ei jätka, eks ju, abitreenerina. Ja Zaho Vaiko ikkagi andis mõista ka päris selgelt, et ta ikkagi see noortevõistkonnas, kus ta oli Levadias, et ta ilmselt kaasab sealt endale abijõudu. Ja kas Levadia Tuubel avaldas oma... Ja Kulglov, eks ju, Tuubli peale. Avaldas oma staffi üldse, et oli see Lain Tammus, oli väravasti treener ja muidu Tammus ei olnud vist Tuublis, eks ju? Oli nii? Ja Tammus oli ikka esimesmeeskonnaga, aga nad olid kahas Kotenkoga juba. Ja, aga ju siis võib seal olla ka seda, et kui sa vaatad seda Slava Zahovaiko uuseid sellist võistkonda, seal olid ju abitreener oli Maksim Rõtškov ja väravahtitreener oli Londak üldse. Et võib-olla siis võtabki nemad kaasa sinna esindusmeeskonna juurde hoopis. Ja Možnikov on seal kuskil. No seal on palju ässasid on tegelikult seal Levadia klubis veel kuskil. Kušev, jah. Ja rääkimata kõigist teistest, kes seal on. Et vaatab, mis seal nii-öelda... No vast see nädal tuleb uudiseid, et Zaho Vaiko või siis Levadia jalgpalliklubi avaldab tasapisi oma, ma ei tea siis, kui ma pidin, et teevad alguses nii-öelda treenerite meeskonna ja siis vast hakkavad välja hõikama mingid sõlmitud lepinguid, et praegu on endiselt on Frank Levak ja siis ülejäänud on kõik thank you, bye bye. Ja, kindlasti need mingisugused lepingud on seal juba tehtud, eks nad ei hõika neid korraga välja. Et seal ei ole praegu nii, et praeguse seisuga on ainult selge, et Liivakant jätkab, et seal on... Kontoris on suur tahvel, kus on see väljak ja siis on sinna parem kaitses, on Liivakuni ülendud ühi. Ei, no see on ilmselgelt alguses üle päeva või niimoodi tehakse need aitähid ära ja siis hakatakse teatama uusi lepinguid ilmselt. 6. jaanuar Levadia koguneb, eks ju, et selleks ajaks vast on nii mõndagi juba teada, et ja kindlasti seal trennis ka näeb mingid nägusid, kes võib-olla veel ei ole liitunud, aga võivad olla liitumas ja nii edasi, nagu need asjad alati käivad. Aga mõni võistkond on siin juba kokku tulnud. Levadia puhul on minu arust ikkagi oluline see, et kus nad need Eesti mängijad leiavad. Zaho Vaiko küll ütles, et neil on korralik tuumik on ju olemas, mis me võime siin eeldada, et juhul kui välismaale ei lähe Peetson, Roosnup, Liivak, seal natukene on, aga kui ma mõtlen... Ainsul läheb ära, Larsen läheb ära, kunagi räägiti ju Saliste võimalikust liitumisest, eks ju. Tammik on olemas, et kui ma mõtlen... Valner. Kui ma mõtlen veidi pikemas perspektiivis mõni aasta edasi, siis ma ei näe ju otseselt, et kui palju neid tuublimängijaid või tuublist tuleks neid Eesti mängijaid peale, võib-olla sealt altpoolt veel noorematest võistkondadest, seal neid talendikaid mängijaid on, aga kui ma tuubli peale mõtlen, siis esimesed nimed, kes mul meelde tulevad, ongi võib-olla Skvortsov ja Lehtmets ja Levadia peab ju hakkama ka Eesti mängijaid väljakul panema.
Nad ei saa ainult välismängijate peal liugu lasta. Aga no kes parem oleks neid noori mängijaid tundma ja võimaluse korral siis esindusse tooma, kui Slava Zahovaiko, kes just ju aasta noorematega võitis selle, need aasta nooremad, need on 15 aastat praegu, eks ju. Ta ei saa neid. Need ei ole nüüd uue tuumik, eks ju. Tema enda poeg ka on seal ju, Zahovaiko. Tristan. Jah, et keskkaitsja ka korralik kuju, aga ka äkki nõks noor veel, et kaasata esindusmeeskonna tegemistesse. Radar on Zahovaikol kindlasti olemas, et kes nagu kellest võiks asja saada ja kes võiksid seal sammu mingil hetkel edasi teha. No pilt on tal kindlasti päris korralik ees, et see tuleb kindlasti kasuks ja ma nagu tahaks loota, et see tuleb ka Eesti jalgpallile kasuks. Mitte ainult Levadiast, vaid ka ülend Eestist. Teised, kelle vastu nad mängisid seal U17 eliitliigas, nemad on ju, saavad uuel hooajal 17 juba. Et tahaks loota, et Eesti jalgpallile mingid kujusid sealt läbi selle juurde tuleb või võiks tulla. Ja ma arvan, et Levadia ikkagi vaatab ülemineku turul ringi sellise pilguga, et neid Eesti mängijaid tuua, kas siis tundub ebatõenäoline, et kuskilt välismaalt kedagi tagasi, aga miks mitte, aga just äkki samal suunal, nagu on siin viimane aasta, paar aastat Kalju tegutsenud, et teistest Eesti klubidest, kes siis seal tabelis tagapool on, et tuuakse neid Eesti mängijaid, nagu kas või tegelikult Levadia ju ise tõi Tammiku ja Larseni. Et võib-olla oleks see suund, ma ei tea, kas nüüd kasulik, aga tuleks sinna poole vaadata, kui sa kuidagi tahad nende Eesti mängijatega sa pead nendega ju edasi minema, sa pead neid tooma võistkonda. Ja kui sul endal juhuslikult ei ole kohe esindusmeeskonna tasemel mängijaid kuskilt altpoolt võtta, siis selliseid käike peab tegema. No ma ütlegi nime nagu selles suhtes ei tea, keda kindlasti hakkaks tooma lihtsalt selles mõttes, et nagu põrgatada mõtteid, et kas on mõni nagu selline hea variant, keda oleks nagu kohe võtta siis kuskilt, ütleme, Premier Liiga altpoolt otsasta. Või ütleme alates sealt, esinelik välja, et sealt Narvast, Pärnust alati. Pole üldse kuskilt midagi kuuldagi. Selles mõttes, et tavaliselt ikka mingeid jutte ja asju liigub, aga praegu peale, näiteks mina isiklikult ei ole peale Saliste võimaliku liitumise, mis muidugi ma ei tea, kuidas neil oli, Zahovaiko ja Saliste olid ju Paides ka koos ja kas neil ei olnud mingit teemat, aga ma võin ka eksida. Aga rohkem ma ei ole nagu midagi kuulnud. No seal on mingisugused väiksemad liikumised, eks ju, Paide ja Kalevi vahel ilmselt toimuvad mingisugused asjad, Kalev langes ju esiliigasse, et sealt mõned head mängijad nagu ikkagi jäävad Prem liigasse, liiguvad erinevatesse tiimidesse, aga mitte midagi sellist nagu mis otsustaks tiitli emmas kummas. No ei tea, kas sealt ülemäära palju liigub, sellepärast, et jällegi Tallinna Kalevi puhul seal pärast hooaega, kui oli teada, et nad esiliigasse langevad, siis enamus need mängijaid, kes seal ütles, et ta kiikab välismaale ja vaatab ringi ja palgasoovid olid päris suured, et mingil hetkel ma mõtlesin küll, et mis maailmas elatakse, et lepingu läbirääkimistele saadetakse mingeid agente ja nii edasi, et rahunege nüüd maha, et palju neid kõrgliigast tuli, palju 18 punkti või? Ja siis hakatakse välismaale kiikama, et päris nii need asjad ei käi. No seal on, Ja nüüd väidetavalt on riburada pidi seal Kalevi ukse taga tagasi, aga kellel on, öeldakse, et uus suund, et lähme täitsa noortega, et nüüd pole sedagi pakkumist, mis alguses oli, et selles mõttes jalgpallibusiness on nagu armutu. No seal on Eesti mängijaid küll, kes võiksid teistes klubides ju kanda kinnitada. Ja kuuldavasti päris paljud ka liiguvad. No mõtlen, mingid, kui sa loogiliselt mõtled igast, ma ei tea, Sõtšukovitš, Vedovskid, Šurõginid, see sama Jüri Soo, kellel on mingi 100 pluss Premier Liiga mängu, temast on Paidega seostatud teda, eks ju. Okei, Daniel Lusta jutud viivad Iirimaale. Selle hooaja pealt tegelikult, kui sa tabeli viimasest nagu lööd ikkagi 10 plusselt, nagu midagi on, mille pealt kuskile liikuda. Ja, aga ta on ka ainuke, kelle kohta ma kuulnud olen, et mingid välismaa varianti. Ramon Smirnov. Seal nagu nimesid on ju, kes tegelikult võiks jääda. Aga kui me räägime nagu Levadia perspektiivist, keda Levadial võtta oleks näiteks, ma ei tea, kes nagu suudaksid kuidagi midagi juurde anda või kas või sügavust pakkuda või olla nagu selline
Larsenlik käik, Larsen oli ju väga ootamatu käik. No jaa, aga Larsenit ei osanud keegi ette ka ju näha tegelikult. No ju siis Levadia oskas. No jah, selles mõttes kiitus ja sellele nagu sa, klubi kontori poolele kindlalt. Just sama positsiooni vaatad Kuressaares, siis see noor Jakimo, kes siin hooaja teisel poolel ju mängis, seal on ju materjali küll tegelikult võiks olla, kes ma ei tea, kas ta nüüd kohe Levadiasse passiks on ju, aga nagu seal potentsiaali tundub olevat. Oskar Pihela, aga tema mängiõigused peaksid Florale kuuluma, aga kusjuures ta ju oli vahepeal Levadias ka. Ta oli, minu ajal oli ka Levadias. No, et selliste mängijate minema laskmine, et see on tagantjärjel võib päris karm olla. Aga kes võiksid tagumisest otsast sammu edasi teha kuhugi kõrgem, miks mitte Limberg? Ja ma just tahtsin Pärnu peale mõelda, Pajost vaatame, Pajo on ka Flora mängija, et seal nagu justkui koht esineliku tiimis on olemas juba, aga seal Limberg, ma ei tea, kas silda niimoodi vaadatakse kuskil tipptiimide poolt, et aga Välja ei ole tegelikult veel ju, või Välja on noor mängija veel. Ei ole vana mängija veel, mis ta on 2001 sündinud vist. Siseriiklik ost Eerme, jah. Sama Sillamaa sealt Harjust niimoodi vaadates, eks ju. Eerme küll tegi vist uue 3-aastase Harjuga ära, ehk siis peaks olema ostumüügi tehing kindlasti. Aga viimasel, ütleme, Levadia viimased tippuründajad, need värbamised ei ole nagu kuhugi viinud. Käblik, ka tippuründaja ju. Tammekast ei ole nagu läbi löönud. No Lehtmets Viimsist. Lehtmets Viimsist. Ja siis... Enne seda oli, ma ei tea, Kirss või? Siis oli tuline Kirss. Kes tegi seal, mis ta oli, nagu üle aasta oli, kas suurim samm tagasi või Eni Marren mängija niimoodi kõikus kuidagi. Nüüd nagu järgmist sellist tõusu ootaks tema poolt uuesti. Et miks mitte? Hannes Anier mängis Levadias vahepeal ja tippuründas. Ta oli ju, Hannes Anieri kaasus oli ju eriti omapärane, ta oli Levadias ju mingi pool proffe. Ta tegi ju samal ajal tööd. Ta tegi tööd, jah. Päris, see oli sinu ajal. Ta oli minu ajal, jah. Et kõik kes Rennisse jõudis siis, jah? Või oli tal mingi eriprogramm niimoodi, jah? Jõudis küll nagu pahatihti mitte õigeaegselt, et oli kõva trahvimaks ja aga kohal käis. Tegi muutud kõrvalt, oli mille eest ta tuli meile Levadiasse juba põhimõtteliselt niimoodi, et oli seal piiri peal, et kas minna pensionile või mitte, aga siis vajus piigannes sisse. Ajasime vormi mehe. Ja pärast seda ta äkki jõudis ühe hooaja Kalevis ka mängida. Jah, vist oli äkki niipidi. Jah, olid ajad. On meil keegi veel, kes on kuskil, ütleme, Kuressaaret vaatasime natukene. Linn on niisugune mees, kes võib-olla võiks kuskil hakkama saada, temast on vist Kaljuga natuke seostatud teda. Transis on veel hunnik ju mängijad tegelikult seal. Ja Eesti mängijad võtta terve keskvalija. U21 mehi on ju, kui Ainsal nüüd ära läheb, siis äkki sealt keegi võiks ju kohta täitma tulla või proovima sealt tasemele. Nojah, tegelikult kui veel Levadia juures püsida, siis neid lahkujaid nagu selle hooaja meeskonnast on ikkagi harjumatult palju, ma julgeks öelda. Või tavapäratult palju. Et kui me räägime siin Ainsalust ja nüüd tuli Larsen ja kõik need välismaalased ja mis saab Lepistust, mis saab seal Iboro ilmselt jääb. See Vendel võiks jääda, Sakaljuka on ka Eesti mängija, kes on sul olemas, ja kes sai siin ju isegi, ta oli vahepeal isegi ootavatult suures rollis nagu Levadias, mulle tundus, et ta oli nagu kuidagi sinna ära unustatud pingi peale minu jaoks võib-olla. No jaa, aga need, ütleme, esindusmeeskonna mängijatest, ütleme, ma arvan, vähemalt 10 on ju minemas, kui mitte rohkem. Noorest Torresest ei tundu loogiline, et tema jääb näiteks. Mis on ikkagi protsentuaalselt esindusmeeskonnast ikkagi väga-väga suur hulk ja see ei ole tavapärane siuke kaadrivoolavus 2 hooaja vahel. Aga või väike värskendamine. Pärast seda 22 hooaega neil oli ka ju umbes midagi sarnast. Kui oli vahepeal ju täitsa selline, et kus nad nagu seda võistkonda kokku panevad. Kus kõik serblased ära läksid, jah? Jah. See oligi siis, kui Larsen toodi näiteks, kes nagu kohe osutus hitiks on ju ja nii edasi. Seal, nad on hiljuti samas olukorras tegelikult olnud. Ja siis tuli ka ju... Edukalt hakkama saanud. Jah, hallid kardinalid ja asjad ju siis ka juba toimetasid, siis nad tulidki, on ju, et kuidagi nad ellu jäid, Levadia on Levadia.
kuidagi need püsima jäävad, on ju, või mitte püsima jäävad, vaid nagu mitte jalgpalli liiga mõistes, aga kuidagi need sinna tippu ikkagi kinni. Kuidagi jälle jalad alla saavad, noh. Just. Vot nii, kas me läheme siis tänase sellise knihvi juurde ka? Panime siis, mõtlesime, et kuna natukene selline tavalisest tühjem olukord on, siis võtame midagi sellist teistsugust ka ette ja otsustasime siis kokku panna Eesti jalgpalli, ütleme meeste jalgpalli siis aasta 2025 sümboolse koosseisu. Ehk siis mitte tingimata koondise sümboolse koosseisu, aga kõik Eesti mängijad, kes meil siin on, et võib-olla mõni nimi on kellelgi, kes koondisesse, keda koondisesse Jürgen enne kasutada ei taha, aga kelle sina tahad sisse panna, et siis on võimalus seda teha nüüd, on ju. Jaa, mul on vähemalt üks siuke. Ma mõtlesin, et sul on üks mängija olemas juba. Et mõtlesime, et 11 võib-olla tuleb lihtsalt, et paneme siis 2 nii-öelda koosseisu kokku, et igale positsioonile siis varumängija ka. Ehk siis, ma ei tea, kus me alustame, võib-olla väravahtilist on kõige lihtsam nii-öelda ots käima tõmmata. Karl Jakobein, siin on vist raske vastu vaielda, et mees võidab nii platsi peal kui platsi väliselt, nagu me teame. Klubis ta nüüd siin sügisel liiga palju mängida pole saanud, aga Eesti koondis ju kindel esinumber, siin vist ei tohiks küsimust olla. Pakhaus võttis eile 4 välja, nii et see uudis oli kuskil. Konkurent võttis 4 välja. Oli kuskil juba uudis või? Et Pakhaus korjas 4. Või Heina konkurent korjas võrgust 4 palli. Et ma ei tea, sina võib-olla profijalgpalli sees olles, kas sa oma tiimikaaslast, kes on sinu positsioonil, võtad kui konkurenti või mitte? See on asi, sa küsisid nagu sellest, et kas Einal on praegu seal pingi peal hea meel, kui ta vaatab seda, siis pigem sisemas võib-olla natuke on ju ikkagi või? Kuskil, kui sa koju jõuad õhtul ja siis rahulikult õhtul diivani peal istud, siis korra võib-olla käib seest läbi, aga äkki mingi hetk hakkab teistpidi, et kurat, ta laseb nii palju sisse ja ma ei saa ikka peale. Ei, asi ongi selles, et Pakhaus võib lasta küll palju sisse, aga see ei tähenda, et ta ju oleks need mängud halvasti mänginud. Sama, mis Einal oli tegelikult ju eelmine hooaeg seal Valladoliidis, on ju. Et kui ülejäänud võistkond on saast, siis ega see väravat ka seal nüüd imetegusid tihti peale korda saata ei suuda. Heina kohta ju väga kihvt video levis trennist, et see näitab, et mees on ikkagi täiega sees ja see oli päris meeleolukas video, kus ta tähistas seda ja mis ta karjus seal, et mis ta karjus, keegi luges huulte pealt ära või sealt ei, seal oli ju kuulda ju. Siin ei saa mikrofoni öelda minu arust, mis saab. Kõlvatused olid need, mis tulid. Saab ikka. Kes keelab? F-sõna käis sealt küll läbi lõpus, aga kõik see super topelttõrje oli ju ka. Väiksed mängud tundusid olevat. Ja seal vist oli väga vingeline seis ja ma tean täpselt, mis te tundis. Näitas, et on kohal, näitas treeneritele, vaadake, mis ma teen. Ei muidugi, selles mõttes, et trenn on ju näitamise koht ja seal peab hakkama näitama ja siis hakkavad muud asjad juhtuma, aga see oli äge selles mõttes, et Karl Jakobein ju muidu, ütleme, inimesena on pigem siuke vaosoitum, malbem, tasakaalukam, et siukest poolt nagu näha on näge ja siuksed asjad nagu jalgpalli publikumile meeldib. Pildiseeria pärast seda Itaalia mängu, vaata, kus ta seal loopis oma kindet vastu murru ja röökis seal suurest pettumusest. Ei tea, ikkagi kui mäng käib või kas või see video sealt trennist, et isegi kui siin Eesti koondise mängud ikkagi, kui mäng käib esimesest minutist 90-ndani, ta on ikkagi väljakul, ta on ikkagi täiega mängust seest, ta on emotsionaalne, aga ta näitab emotsiooni välja. Ja see on üks ikkagi tippjalgpallis läbilöömise tunnuseid, et ütleme väga vaikne väravaht ilmselt nagu Euroopa top 5 liigasse ei saa. Sellepärast, et see häälsus, juhendamine, emotsionaalsus on ikkagi osa väravahi tööst. Nii, Hein on number 1 väravaht ja number 2. Siis panid meie eest ka ära või? Ei, me paneme kõik koos või? Teeme kõik ühe selle nimega või? Paneme kõik ühe kokku. Kui vaja, siis hääletame siin 3 inimesega saab vajadusel häälte enamust kasutada. Hein on number 1, siin ei vaidle ju keegi vastu ometi. Aeg sai läbi. Siin ei ole vaidlemist, jah. Ja number 2 siis, koondises on üks ju Igonen meil. Ma tean, kellele sinu hääl läheb, aga on sul midagi Valneri kaitseks öelda? Kindel number 2. Kindel number 2. Või isegi number 1.
okei, ei number 2 ikka, Hein on ka minu jaoks number 1 ja no ühesõnaga Eesti kõrgliiga mees läheb sul ettepoole siis Rootsi kõrgliiga meest. Ikka. Nii, Kris, sina? Mina olen Igoneni paadis ikkagi see teine poolaasta Rootsi kõrgliigas, see oli ikkagi muljetavaldav. Ja kui seda ei oleks olnud, kui ta oleks istunud edasi seal Bulgaaris, siis oleks meil ikkagi dilemma praegu, või siis oleks päris suur dilemma. Raske teda siia panna, aga see ikkagi, et ta tuli sealt, mis riik see oli? Bulgaaria. Jah, sealt Potev, jah, oli see sats. Plovdivi Potev. Sealt ta oli ikkagi seal juba päris pikalt jäänud selleks varumeheks ja aeg-ajalt käis seal ka duublis mängimas ja kuidagi nagu tundus, et ta karjäär jääb, ma ei tea, niisugune seisma koha peale tammuma, jah, aga ta leidis selle väljundi Rootsi kõrgliiga näol ja ta sai ikkagi liiga mõistes nõrgas võistkonnas sai ju korralikult hakkama ja ma vaatasin statistikat siin 6 aega tagasi või millal see liiga seal läbi sai. 30 mängu oli liigas, ta liitus umbes hooaja keskel, ehk siis umbes 15 mängu sai ja viimase kolmandiku järgi, ehk siis mängud 21. voorust kuni 30. äkki oli nii, et Igonen lasi endale 10 väravat, mis oli sellel perioodil Rootsi kõrgliigas paremuselt 3. näitaja ja ta mängis võistkonna eest, kes võitles liigasse püsimehämise nimel. Jah, kahtlemata seal on nüüd segane ka, mis tast edasi saab, eks ju, ta vist klubi idee poolest tahaks isegi temaga jätkata selle, eks ju, et püsima jäid ja Igonen ju mängis hästi, et võib-olla pall ongi rohkem tema käes praegu, et mis tema nagu edasi mõtleb, et kindlasti see ei oleks üldse halb koht, kuhu jääda, et vaat, mis pakkumised laual on, aga ütleme siis Hein Igonen, kaks väravat meil paigas, lähme edasi kaitseliini poole ja seal on meil siis äkki peaks asetus paika? Jah, kõigepealt vaja panna paika asetus, eks ju, et kui koondis mängib siin 3 taga, meil on keskkaitset tegelikult päris palju, on ju, et võib-olla minna siis selle peale, samas meil on keskväljamängijaid ka päris palju. Teeme 4-4-2. No vaatame kuhu me jõuame, kui me saame veel midagi ümber muuta, kui on selleks alust. Keskkaitsetest, eks ju, meil on, kui see koondis ette võtta, meil on seal Karol Mets, meil on Märten Kuusk, Maksim Baskotši, Rasmus Peetson, Joonas Tamm on kuskil, Erko-Jänne Tõuges kerkis rohkem esile. Siin on 6 mängijat praegu, kas unustasin kellegi ära veel? Tanel Tammik, Brent Lepistu käisid veel koondist läbi, ma ei tea, Floras on, kes oli number 2, ei olnudki selgelt, võib-olla Kolobov mängis. Algus oli Kolobov, siis hiljem tulid seal teised kõrvale. Kellegi vist Podoljuzin, eks ju, kes võiks olla kuskil nii-öelda mainitutes sees vähemalt, on ju. Rohkem vist ei ole sellised nimed, keda välja tuua. No, kes lähevad kindlasti sisse? No, Metsa puhul on lihtsalt, jah, Baskotši võib-olla on esimene nimi, kes läheb, eks ju. Metsa puhul on see, et kui palju me arvestame seda, et tal tuleb lihtsalt vähe mängida, oktoobris tuli alles tagasi. Et terve aasta eest nagu naljakas teda sinna sisse panna, samas ta ikkagi tuli tagasi, ta mängib Bundesliigas, mängib põhimehena, on ju, praegu nagu kindel põhimees, põhimõtteliselt nii kui terveks sai, ennistati põhikoosseisu ja tundub, et läheb sinna põhikoosseisu paberile nagu suhteliselt esimesena kirja ja ümber tema tulevad teised. Et seda arvestades oleks nagu kummaline teda sealt välja jätta, on ju. Et Baskotši Mets oleks siis Mets ja Baskotši, annaks mina ikkagi kui 4-4-2-ga minna peale. Nii. Ja Kuusk oleks siis kindlasti esimene või kolmas valik, eks ju. Ja siis on see 4. keskkaitse. Siis on see 4. keskkaitse. Kes meil on siin? Meil variandid olid siis, eks ju, Peetson, Tõuges, Kristoffer Käit oli viimati koondisest, tuletan meelde. Podoljuzin. Ma arvan, et me sealt isegi võib-olla sellest Peetsonist ja Tõuges. Ei, kui sa kui sinu ette loetud nimed on ju Eesti liiga mängijad. Peetson, Tõuges, Podoljuzin. Tamm ka veel juurde. Ja Joonas Tamm ka veel, kes mängib seal esiliigas ja
on koondises olnud, ta nüüd sai vigastada, eks ju, ja seetõttu ei kutsutud, aga on seal ka ikkagi koondises sees olnud, kui ta tervena olnud. Sees olnud viimasel mänginud pole, mingid aknad on vahele jätnud, aga minu valik langeb Podolužinile tänasel päeval. Kas võpatas? Ei võpatanud. Ma mõtlesin, et äkki sa ütled sama nime, kelle mina, et siis me saame asja lukku panna, et Raulil ei jäägi mingit sõnaõigust. Aga mina ütlen Tõugias. Vasakujalgset oleks veel ühte varu vaja. Kusjuures mina hakkasin selle pealt Tõugis ütlema just, et Tõugis tuli Eesti meistriks. Ja Tõugis tuli Eesti meistriks ja okei, tal oli ka vahepeal mitte kõige paremaid mänge, aga ikkagi just ta tegi väga-väga stabiilse hooaja, ilmselt karjääri parima hooaja ja kokkuvõttes viimane aeg ilmselt oli tal, või õige aeg välismaale minna ja ta nüüd sai selle ühe hooaja veel, et ta ei läinud näiteks aasta varem. Et see tänavune hooaeg see ikkagi, ma arvan, et tulevase karjääri mõttes tuli ikkagi talle kõvasti kasuks, et ta nüüd sealt Rootsist saaks korralikult mängima ja miks mitte hea karjääri teha, aga ta oli ikkagi Flora meistri üks arhitekte. Üks, jah. Üks või nagu selgroog. Jah, Sapineni ja Poomi kõrval kindlasti. Ja, üks põhilisemaid. Keskaitses. Ja uurisin välja, keda siis vaata käis jutt, kui tahtis kedagi teist Halmstad. Jah, oli vist, eks ju. Käis vaatamas ikkagi, nad ise ütlesid välja, et nad tulid teist mängijat vaatama, aga siis jäi silm peale Tõugesel, et käidi siis vaatamas Pärnu Flora mängu ja loomulikult Paalbergi. Ehk et ehk siis Tõuges sai tänu Paalbergile välismaale. Võtsid Paalbergi kinni ja kes selle venna kinni võtab. Võtame tema hoopis. Võt nii, et Baskotši Mets 6 Tõuges on siis meie keskkaitse 4, ütleme siis niimoodi, kes praegu paberi peal läks. Äärekaitsed, võtame siis, siin on võib-olla esimene küsimus Schöning Larsen, kuhu poole teda panna, et tema ilmselt on üks ju põhikoosseisu kandidaat hetkel, et kas paneme ta vasakule või paremale üldse. Aga meil polegi paremat kaitset. Meil pole paremasse kaitsesse kedagi panna. No, kes siin on? Hussar tuli Floraga, eks ju, meistriks. Koondises 0 minutit vist. Koondises, jah, ei saanud ju üldse põllule. Peetsoni saab panna. On teoreetiliselt variant, on ju. Siis jah, no Sinjavski on, eks ju, Sinjavski läheb ilmselt vasakule ikkagi ja siis saab Larseni paremale panna, niimoodi on vist kõige lihtsam. Jah. No põhikoosseisu, nemad, jah. Sinjavski. Kams on siis varu või? Jürgensoni ei pane ju. Kams ja Jürgenson üks öelda enne teisele poole, saame hakkama küll, on ju. Ei, no meil on probleeme seal tegelikult, selle positsiooniga on ju tegelikult probleeme, meil on seal ju Miller, Käit, Peetson, Baskotši Käit ei ole äärekaitses Larsen, kes seal kõik läbi on käinud, meil ei ole praegu sellist. Mina panen vasakule varusse selle Tovstiku. No, Salist on koondises olnud, aga mina paneks ka Tovstiku enne Salistet. Minu hääl läheb ka ikka temal. Ma just korra mõtlen, ega ma kedagi nagu kuskile ju kahe silma vahele rohkem ei jätnud. Koondises mängis veel Edgar Turr, koondises mängis Taio Tõniste. Ma hakkasin mõtlema selle formatsiooni peale, et me peame veel ääremängijaid leidma, aga ülevalpool vast ei ole nii keeruline. Aga no mine tea. Vaatame, jõuame veel sinna. Et oleks võib-olla wingbackidega olnud lihtsam. Aga läheb siis Tovstik, Kris, või on sul kedagi teist sinna nomineerida? Ega, jah, pigem ei ole arvestades, et ta ikkagi tegi läbi murdehoo ja tuli Eesti meistriks. Välismaal mängivaid vasakkaitsjaid meil rohkem ju ei ole. Peale Sinjavski, ja Robi Saarma mängib kusjuures, aga Robi Saarma ma jätaks ka sinna see oli nagu mingi salamärgun, et Robi Saarma jätame sinna ettepoole, siis on vähemalt keegi seal olemas. Ja teisele poole siis Hussar versus Turve? Ei, ma paneks Peetsoni ja siis oleks veel variant Peetsonit keskaitses kasutada, kui ta meil juba koosseisus on. Niimoodi. Mõtleme, nagu läheks suurturniirile. Paneme suurturniiri selle nimekirjal lukku, jah? Ei no Peetson muidugi, jah. Seal ei ole muud varianti. Ja koondisest ta ju enamjaolt ongi mänginud parem kaitses.
Nii, jõuame poolkaitseliini juurde. Kui me jätkame 4-4-2, siis on meil vaja panna siis kõigepealt paika 4 keskpoolkaitset. Keskpoolkaitsete konkurents peaks siis olema vist kõige kõvem siin selles suhtes, et meil on siin, kes kindlasti peaksid sisse minema, on ju Käit, ütleme põhikoosseisus, eks ju, julgen ära kirjutada, ma arvan, et Markus ka... Me panime Käit muidugi, 4-4-2 on meil on kahte venda vaja sinna. Just. Ja nii, meil on hunnik mängijad seal veel. Soomets, Shane, Kristal, Palumets, Poom. 5 mängijat praegu 3 kohale siis. Teoreetiliselt olemas juures ka veel ju, eks ju, Vetkal, ma ei tea, Martin Miller, jõuame siin, ma ei tea, Nikita Mihhailovini, aga see on selge, et tema vist sinna ei jõua. Mulle hullult meeldis Mihhailovi see hooaeg, kuidas ta mängis ja tõesti nagu väga-väga sümpaatne. Hästi imelik, et on see konkurents seal keskväljal nii teha, et ta ei saanud reaalselt võimalustki ju, täiesti kogunemisel ega midagi, aga tõesti, ta oli ju, ja ka numbrid ju toetasid tema seda kasulikkust ja tõid välja selle, jällegi see, kas oli see pluss-miinus tabel või artikkel, kus tema see pluss-miinus oli ikkagi päris tugevalt plussi poole peal. Ja tema stiil mulle meeldib, et siuke ägeda touchiga mängija, kui kasutada siukest võõrkeelset väljendit. Nii, Mihhailov, selline honorable mention on tehtud. Tuleme selle juurde, et kelle me siis Käidi kõrvale paneme, võib-olla alustame sellest, kes see number 2 siis võiks olla. No ütleme, Palumets, Soomets, Shane, ilmselt see kolmik ju... No mina panen Shane'i. Shane, eks ju, Norra kõrgliigas... Norra kõrgliigas pluss kuju... Niimoodi vaadata, et Shane mängis Norra kõrgliigas, Soomets mängis Norra esiliigas. Sealt tuleb see, aga võib-olla see ongi... Palumets on Slovakkia kõrgliigas. Kas Palumets või Shane on ju? Mina panen Shane'i, tal on lihtsalt neid elemente, mis tal on nõks paremad kui siis praegu otsestel konkurentidel on rohkem, et tal on gabariidid, siuke füüsiline võimsus ikkagi olemas, tal on päris korralik löök, töövõime. Palumets on vist nüüd koduklubi eest rohkem väravaid löönud kui Shane sel loal muidugi. Ja nüüd on mees hoogu sattunud, jah. Aga mina paneksin Shane'i. Oled nõus või? Mina paneks, ma just ütlen enne välja, et Krissil jaoks otsustamine, mina panen Palumetsa enne Shane'i. Ma panen Shane'i. Shane jääb siis ja Palumetsa esimesena varusse siis või? Jah. Nii. Ja siis on meil Kristal, Soomets, ma ei tea, Miller, Vetkal on veel jäänud, et sinna üks nimi siis veel leida. Kristal kindlalt. Kindlalt lausa, mitte Soomets. No selle pealt, mis ta näitas, hoolimata sellest, et ta ülemäära palju seal Saksamaal nüüd mänguminutid ei saa ja väravasõtte pole peaaegu üldse. Jah, midagi, et siis see, mida ta on näidanud siin koondise mängudes ikkagi on nagu kuidagi vastu igasugust loogikat, vähemalt minu jaoks küll, et kui palju on võimalik sellise tahtmise ja kirja pealt nagu ära teha ja kindlalt minu jaoks on ta ikkagi seal varus siis. Krista, saad jälle otsustada, sest mina ütlen Soomets. ma hakkasin mõtlema, kas äärte peale, et kas oleks võimalik Kristalit kuhugi ääre peale lükata, et siis Soomets läks keskele varusse. Mina tegin niimoodi, Markus tegi. Ei, kindlasti mitte. Et sa saad jällegi seda ka otsustada. Siin on üks. Ma lihtsalt käin peas läbi korra need ääred, et kes sinna need valikud oleksid. Lihtsalt samal ajal võib-olla põhjendan, miks Soomets enne Kristalit, et just see klubi hooaeg. Et koondises, Kristali roll võib-olla natukene oli suurem, ma pole nüüd koondise minutit või mänge sel loal niimoodi kokku löönud omavahel, aga Soomets ikkagi Norra esiliiga tippmeeskonnas, mis tõusis nüüd kõrgliigas selge põhimängija, valit seal isegi kuu parimaks mängijaks ühe korra kogu esiliiga peale. Ehk versus siis Patrick Kristal, kes mängib seal Saksamaa. Mudaliga on selle kohta selgelt ju liiga tehtult öeldud. Noorte jalgpalli. Sisuliselt noorte jalgpalli, kus ta ei ole ka midagi nagu statistiliselt ju vähemalt ei ole midagi erilist teinud. Ma puhtalt, minu otsus tugineb puhtalt nende minutite põhjal, mida ta on näidanud siin koondisest mängides. Soomes tegi koondisest ju nüüd siin hiljuti paar väga head mängu, et ma tunnen, et minu valik läheb Soometsa peale siin selles küsimuses. Ma pärast mõtlesin, et Kristalit võib-olla kannatab sinna
ründajaks või ründaja alla ka liigutada, nii et ma panen ka Soometsa, meil jääb põhisse jääb 2 sellist number 8 ja varusse 2 number 6, et huvitav. Seal peab mingisuguse muudatuse. Ja Soometsal ju tegelikult see esimene poolaasta ka, et ta ei olnud ju seal Hollandi esiliigas mingi pingipoisse, et ta seal mängis ka ju normaalselt minuteid. Jah, mingi, et ta vist lihtsalt jäi liiga vanaks selle Hollandi esiliiga jooks, mis on tegelikult väga noor liiga, et seal tahetakse nagu neid üha nooremaid mängijaid esile kergitada klubid enda poolt just, et neid sealt edasi müüa ja nii-öelda neid sinna ostuaknale paigutada. Ja Vetkel, keda me siin korra vist käis läbi, et tegelikult ta selle teise poolaasta on korraliku teinud ju, et tal see aasta algus oli seal Rootsis oli keeruline, aga ta ikkagi suvel sai sinna Hollandi esiliigasse, teenis usalduse, tõsi nüüd viimased 2 mängu on pingile jäänud või pingilt tulnud. Ta jah, kas see oli oktoobri või see oli vist viimase koondise akna eel, kui ma tegin intervjuus, siis ta oli ju selles Dordrechtis oli kõige rohkem minuteid mänginud mängija üldse. Ma vahepeal vaatasin, üks keskkaitsja oli rohkem, aga no jah. Ma ütlen, seda koondisest tulles jäi ju selles suhtes pingile, et ta tuli varust, et muidu ta oli alati ju põhikoosseisus. Seal ta ütles ise ka, et seal mingisugune natukene väike koormuse jaotamine lihtsalt oli, et seal oli väga tihe graafik pärast koondist kohe ja ta oli koondist ka mänginud natukene. Jah, et ühesõnaga tegelikult päris mitu asjalikku mängijat jätsid välja, nagu karta oli, keskväljal meil kõige tihedam see olukord hetkel on, aga nüüd... täpselt sama probleem, mis Jürgen Ennil ja tema meeskonnal ju tegelikult iga koondis hakken, kui mehed kõik terved. Seal koondises saab mängida muidugi ka ju kolme keskpoolkaitsega. Ja Shane on ju mänginud tegelikult vasakul äärel isegi, kus kuuldavasti on ka päris palju koduklubis mänginud. Nii, aga meil ongi siis nüüd liigume siis 4-4-2 äärte. Me peame 4 ääremängijat leidma. No Saarma on üks, mis läheb ju kirja ilmselt põhikoosseisu kohe, paneme ta sinna paremale äärele siis või? No paneme paremale, tal on ikka päris, jalg nagu peaks olema okei, et sealt on head sendersillast, aga eks ta seal paremal... Nii, 4-1. Nii, läheme edasi. Kes on meil variandid üldse? Meil jäi nüüd, eks ju, Kristal jäi välja keskpoolkaitsjate seast. Seal on Jakovlev, seal on Mustmaa, teoreetiliselt seal on, Mattias Käit läks meil keskpoolkaitse sisse, kes on koondis mänginud äärel, eks ju. Aga oluline sunnil ikkagi. Kuraksin ja Pihin, kes on siin päris tükk aega, see terve sügis on just vigastuse nahka läinud, on ju. Et ega neid variante nüüd liiga palju ei ole ja siis me liigumegi koduliiga mängijate suunas. No kas meil koduliigast välja on tuua? Ma ütlesin Kuraksin, Roosnup, Eerme. No Eerme on ikka ründaja. Sillamaa. Jah, Sillamaa kusjuures. Me pole ühtegi Eesti liiga mängijat põhisse pandeni. Peetsan on pingi peal praegu, Tõukes või Tovstik jäid ka varusse. No läheb Jakovlev. Vist ka Jakovlev ikkagi, et ikkagi mängib välismaal korraliku jalgpalliriigi esiliigas. Kusjuures see Kreeka esiliiga, kummaline asi. No Jakovlev praegu läheb, või seal Panioniusel läheb hästi, eks ju, nad on play-offi kursil. See play-off on ka mitte lihtsalt play-off, et nagu mingi turniirisüsteem, vaid seal on ühesõnaga seal on niimoodi, et vist on, ma ei tea, see esiliiga on 2 grupis, eks ju, Põhja- ja Lõunagrupp ja seal grupis on äkki 10 võistkonda või? Äkki oli, jah. Midagi sellist. Esimesed 4 saavad igatahes edasi ja see play-off tähendab seda, et nad mängivad, see nelik mängib oma keskis nagu 6 vooru veel, et kõigi 2 korda. Ja mõlemast tsoonist saab võitja saab kõrgliigasse. Aga see hooaeg saab märtsis läbi juba. Nii nagu tõesti, see algas ju suht hilja, on ju. Ja vaata, kui sügisel küsisin Jürgen Nenni käest, mis Jakovlev, miks ta koondises ei olnud, vaata ta septembris ei olnud veel, on ju. Siis ta ütles ka, et mis ma teen, ta pole poolest mänginud põhimõtteliselt. Et ta lõpeb ülivara ära ja ta algab ka suht hilja see hooaeg, et selline naljaka nagu ülesehitusega struktuur seal võistlusel. Aga neil lõpebki ju kohe, põhimõtteliselt lõpeb see jaanuaris, lõpeb see põhiturniir ära ja siis algab see play-off, mis on siis 6 mänguna. Siis saabki selgeks juba. Aga Jakovlev lasta siis jääda sinna. Nii vasakul. Jakob läks paremale Saarma alla. Mina panin ta vasakule. Jakovlev vasakule ja Saarma paremale põisse. Kelle see põisse oleks pannud siis? Mina paneksin Eesti liigast, võtaksin Sillamaa. Vasakule põisse siis või?
Harju mängib siin naljaka formatsiooniga muidugi, kas ta ei mänginud ka nagu ikkagi vaata tipuründajana kohalt? Ta on isegi number 10. Eerme positsiooni isegi vaja. Ta on isegi number 10 mänginud. Ta on seal igal pool on ju. Te mängisite selle koosseisu niimoodi, minu koosseisus oleksin Javskiga ääremängija. Et minu mälestused temaga seoses on tema vastu mängides, kui tema oli äärepoolik, mina oli äärekaitse. Sellest aastast, 2025. Ja, siis, sinu mälestused on siin aastast 2015. Ei ole. Et mina oleks ta sinna pannud, aga te panite ta juba siin äärekaitses ära. Allusite provokatsioonile. Kelle sinna vasakkaitsesse oleks pannud siis? Tostik on ühtel üks veel vaja. Tostik Larsen. Ei, no võib-olla me peame ikkagi selle 3-5-2 juurde minema, et saaks ääred nagu niimoodi... Ei, leiame nüüd vasakul. 8 asemel. Okei, käigi siis alternatiivid välja. Kristal on üks variant, Kristal on ka ilmselt ründajaks variant, eks ju. Aga ma ütlen, Kuraksini võtaks mina vist ikkagi enne kui Sillamaa praeguses seisus. Eesti meister. Rauno Alliku. No Mustmaa ikkagi ka võib-olla võiks olla variante. No Alliku versus Mustmaa, siis panustame siis noorusele. Ehk siis Mustmaa läheb Saarma siis varumängijaks paremale. Jah. Nii. Ja meil on nüüd siis Jakovlevi varumängija ka vaja panna. Kui 4-4-2-ga läheme peale. Vasakul äärele varumängija. Jepichinen pigem ikkagi ju tegutseb ju paremal või? Jepichinil on tervisega olnud probleeme sel aastal, et ma arvan, et oleks olnud koondises ka sel aastal, kui tal ei oleks... Kui ta oleks jalutanud sinna sisse, kui ta terve oleks olnud. Ja kui ta oleks terve olnud ja kui ta oleks saanud mängida koduklubi eest, aga tal... Vaatan palju tal nagu mänge siis lõpuks kirja jäi sel aastal üldse. Tal ikkagi ei õnnestunud see aasta esimeses pooles ta sai, ta oli... Ei, mõtlengi, et aasta esimene pool... Ta lõi isegi peaga äkki 2 väravat või midagi. 13 mängu siis Slovakkia kõrgliigas. No Mets läks 9 pealt põhikoosseisu meil. Ja tegelikult on päris hea. Päris hea pakkumine. 2 väravat, 2 assisti. Ei, see 2 assisti oli karikamängus. Jepichin või Kuraksin või Sillamaa? No Jepichin, mina panen Jepichin. Sillamaa läks meil paremale varusse ju. Ei läinud veel või? Mustmaa läks. Mustmaa. No, mina peaks ka enne Jepichini kui Sillamaa. Sest ega Sillamaa ka see hooaja esimene pool nüüd teab mis särav ei olnud, on ju. Palju ta lõpuks mängis seal neid päris mänge nii-öelda. Minu hääl vist ikkagi läheb Jepichinile. Minu hääl läheb Kuraksinile siis. Aga Jepichin sai 2 nüüd, sorry Markus. Kuidagi kaotajaks siin pidevalt nendes. Mina olen ainuga, kes Eesti liiga vendasid siin promob ja pushib. Kuidas me tõime Tõugjase sisse? Tõugjase oli enam... Välismaa liiga mees. Okei. Ja ründajad siis? Siin on... Ma ütlen ära, ma ei taha enam otsustada. Ma ütlen enda poolt ära Sapinen ja Kristal. Kristal siis... Põhikoosseisus Sapinen Kristal? Ei. Kristal siis natuke allapoole? Natuke allapoole. 10 peale, jah. Niimoodi võib ka seda lahendada. Meil võib ka olla niimoodi, et ma ei tea, kas või ühel positsioonil on üks mees on nagu see alumine ründaja, teine on tipuründaja. Mina ütlen Sapinen Paalberg. Ja Alex-Mati Stamm on mees, kes väärib ka ikkagi siin natuke respekti. Eriti hooaja esimese poole pealt. Aga põhikoosseisu sina peaksid Sapinen Kristal või? Mina peaks Sapinen Tamm. Mina peaks Sapinen Paalberg. Sapinen saame ära kirjutada, nii. Nõusnäga selle kolmikuga me oleme vist kõik nõus või? Rohkem nimesid ju siia Paalberg, Tamm ja Kristal. Või sina Kristali asemel tooksid kellegi veel mängu või? Daniel Uusta. Pole kedagi tuua. Me peame ikka minema, mitte hakkas kõrvuti, mitte 4-4, me peame minema 4-4-1-1 ikkagi peale. Sapinen täitsa tippu. Paalberg täitsa tippu. Keeruline, jah.
Oleks Mattias Tamm, vaata ta sai mingi mängu veel kirja, eks ju. Ma tegin need väljavõtted sel hetkel, kui oli need Eesti parimad jalgpallurid ära saata, eks ju. Selle statistika peale siin osaliselt tuginen. Aasta teine pool on tal nukker, aga esimene poolaeg väga kõva. Esimene pool oli ta Sloveenia meister. Ja ta lõi väravaid, ta teenis vastasele punaseid kaarte, ta teenis penalteid, ta oli ikka kunn seal Sloveenia kõrgliigas. 9 euro mängu Ljubljana olümpia eest, on ju. 7 väravat pluss 3 söötu vist äkki oli seal mingit kirjas. Praegu vist ei ole ju juurde tulnud. Ja koondisest see aasta tuli? Koondisest ei tundki minu arust. Väravat vist ei tulnud, on ju. Sapinen seest tuli... Sapinen on kindlasti sees, kus Sapinen oli Kübara ja nii edasi, et pigem ongi küsimus, et kes teine peaks olema. No minu järjekord oleks, paneme siis need 3 endal järjekorda, vaatame... Äkki siis saame... Siis on paika, mul on Kristal, Tamm, Paalberg. Sul Sapinen... Sapinen nagu nii. Minul on siis Tamm... Kristal Paalberg. Mul on... Ära mõtle, kohe ütle. Nüüd me läheme sõlme omadega. Nüüd me läheme täitsa sõlme. Ei, no ütle. Ei, no minu jaoks on Paalberg, Tamm, Kristal. Sõlmes, jah. Aga Paalberg sai kõige vähem vist punkte ikkagi või? Paalberg oli minul viimane ja sinul ka, eks ju? Te näete nii lühi, teil on nii lühi... Ei, me vaatame 2025. Ja, me vaatame selle pealt ja hakkame valmistuma 2028 EM-iks. Paalberg sai 5 punkti. Nii. Alex Mattias Tamm, minult sai 3, sinult sai 2 ja sinult sai 3. koha. 1. 6 punkti siis. Nii, ja Kristal sai siis... minult 4. 4. Ja selle 3 seas oli jutt praegu. Sapinen juba läks ära. Sinult sai viimase koha. Minult sai 2. koha. Ja sinult sai 6. Ei, oot see Tamm. Kristal oli sul teine? Esimene. 3, 2 ja 1. 6 punkti. No paneme Tamme. See on puhtalt see ikkagi Sloveenia meister, see esimene pool aastas oli ikkagi väga kõva. Tamm läheb sisse Sapininiga koos ja varumängijad siis Paalberg ja Kristal. Kristal on hea varumees, teda saab ükskõik kuhu väljakul sinna ette liini panna. Turniiri mõtlemine on ju, et võtame 3. värava iga kaasa. Oleks võin niimoodi alustada, et kui me läheme praegu nüüd Eesti pääses EM-ile, mis toimub nüüd aasta lõpus, siis kelle me kaasa võtame. Mis on see 23, on ju? Oleks siin niimoodi läheneda. Enam-vähem sellise koosseisu saab täpselt. Üks väravat on veel, Valner sai siin punkti, et siis olla Valner. Võt selline koosseis siis sai paika, loeme selle põhikoosseisu ette. Põhikoosseis siis Hein, väravas, kaitseliin, kui me läheme 4-sega, otsusime, et läheme ikkagi austame jalgpalliklassikat, läheme 4-sega. Larsen, Baskotši, Mets, Sinjavski. Poolkaitseliin Saarma, Käit, Shane, Jakovlev. Ja ründas siis Sapinen ja Tamm. Varukoosseis siis Igonen väravas, Peetson, Kuusk, Tõuges, Tovstik, kaitseliin. Mustmaa, Soomets, Palumets ja Pihhin. Poolkaitseliin ja ründajad siis Kristal ja Paalberg. Kes siis kõige napimalt koosseisust välja jäi, kui me tervikuna võtame, kas keskväljalt sealt keegi või? Tõenäoliselt keegi, kelle täiesti ära unustasime. Ma ei tea, kas sellised mängid nüüd päris oli. Vist loodetavasti ei olnud. Kirjutage meile, kui me kellegi väga ebaausalt välja jätsime. Või jah, kes siis peaks kuskil sees või väljas olema teie meelest. Ega selline oli meie 4-4-2 siis tänane koosseis. Võt nii, mingid viimaseid sõnavõtte veel, enne kui laiali läheme. Markus otsa. Viimane tõsisem nädal see aasta siis. Viimane täispikk töönädal nii-öelda. Jah. Ja siis põhimõtteliselt ma arvan, enamus Eestist läheb siin peale reedet puhkuse lainil ära. Ilmselt jah, kui sa võtad seal 2 vaba päeva, eks ju, 22 ja 23, siis sa saad olla järjest 9 päeva ju puhkuselainil. Ja kui sa võtad veel sealt aasta lõpust, võtad ka veel paar päeva ära, siis... jah, see aasta lippavad need pühad peaaegu 2 nädalt istuda, on ju. Aga Sokkerent ei istu, välja arvatud paaril üksikul päeval. ja meie kütame edasi. Me tuleme tagasi nii järgmine esmaspäev kui aasta viimane esmaspäev. Muidugi, sa mitu nädalat mult on küsitud ikkagi. Miks me peaksime puhkama tööpäeval? Mult on küsitud. Muidugi oleme tagasi.
ja ainuke Eesti podcast vist, mis paneb aasta läbi või? ei ole. No spordipodcast. Kas Mehed ei nuta paneb ka või? Mehed nuta paneb ju aastavahetusel isegi erisaate veel. Mitte, et ma Mehed ei nutaks kuulaks enam, sellepärast, et seda ei saa kätte, see ei ole normaalselt kätte saadav. Seal on see Delfi tasku äpp, need mingid ju liigus, muidu oli mul normaalne podcast äppi jooksis see sisse, mingid, kui need tagasi tulid, siis nad panid ju ainult eksklusiivselt sinna Delfi tasku äppi, mis on täiesti horror on see äpp. Ja, aga härra Paju ütles, et palun andke märku, kui mingi asi häirib või mingi asi on vigane, siis nad parandavad ära. Mulle ka ei meeldi, mul on... Tahad öelda, et nad ei tea, et see asi ei tööta autos, et see ei jäta meelde, kus kohas sa pooleli jätsid. See on täiesti kasutamatu äpp. Jätab meelde? Kasutamatu, mitte iga kord. Mind häirib kõige rohkem see, et kui mul on kõrvaklappidega näiteks kuulen podcasti ja tuleb kõne sisse telefoni, siis automaatselt paneb podcasti kinni, saan kõne ära rääkida, aga uuesti käima ei pane. Mis Spotify's on tiimitud, et paneb kinni podcasti pausile ja kui kõne lõpeb, paneb uuesti käima samast kohast. Aga joostes, talvel jooksed, siis hakkad telefoni kuskilt otsima, ei ole sul niimoodi ühe nupuga ei tööta. Aga ma ei tea niimoodi. Või sul on sükst kõrvaklapid, kus polegi nuppe peal? Ei, mul ei ole nuppe seal, need valged, Apple'i omad. Aga... Neil ei ole seda... Ja lisaks veel Delfi taskule on see, et ma iga kord, kui ma teen selle Delfi tasku äppi lahti, siis panen, et minu jälgitavad saated, siis ta nagu tahab, et logi sisse, siis ma panen X-i, panen uuesti minu jälgitavad saated, siis on mul minu saated ees. Et see on ka mingi... See on konkurentsitult kõige halvem äpp, mida ma kunagi olen telefonis kasutanud. Ma kustutasin mingit kärast. No, ma ei suuda seda kasutada. See on niivõrd ebamugav. Ja kui ma on see ühe saate jaoks, siis lihtsalt sorry, ma pigem ei jätan selle saate siis nagu kuulamata, kui üritan sellega kuidagi nagu mingisugust... No siis pead Delfist kuulama, aga ma ei kuule, ma just rääkisin saate alguses, kus ma kuulan podcast'e, ma ei kuule. Delfis on vaja see taskus lahti jätta, see nii-öelda ei tohi seal kinni panna ekraani, siis läheb podcast kinni, jah. Olgu. Kõik head, kohtume järgmine nädal. Tšau.